kuulete saadet Iisrael ja meie. Shalom, armsad raadiokuulajad. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Standing here in your gates again, up to Jerusalem. Oh, I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Standing here in your gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. Jerusalem, peace, Adonai, Shalom. Blessing be yours, God's peace within your walls. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Standing here in your gates again, up to Jerusalem. Oh, I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. To the house of the Lord. Up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. City of praise, where the tribes shall Hallel. We lift our voice to the God of Israel. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. To the house of the Lord. Up to Jerusalem. Oh, I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Standing here in your gates again, up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Standing here in your gates again, up to Jerusalem. Oh, I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. To the house of the Lord. Up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. Let's go. Up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. Come on, let's go. Up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. Tänase saate külaline on raamatu Minu Jeruusalemm ja filmi Õlime õied autor Elika Pikhof ja mina saatejuht Ülo Niinemägi. Tere! Rõõm on, Elika, sind siin näha peale sinu edulugusid ja edutegusid, kus sa oled esitlenud filmi ja raamatut ja Petrone print on esitlenud sinu raamatut ja inimesed loevad juba Iisraelist, tuntakse huvi. Aga täna räägiksime sinust ja sinu Iisraeli nägemusest laiemalt. Sa raamatus kirjutad küll oma esimest sellist tööaega, mis oli Astudi linnas, olid vabatahtlikuna tööl Iisraelis. Räägi sellest sinu esimesest Iisraeli kogemusest kõigepealt ehk ja kuidas sa üldse sinna sattusid? See oli siis aastal 2005 jaanuaris, kohe aasta alguses. Ma olin detsembris saanud kätte oma ülikooli lõpudiplomi. Õppisin telerežiid pedagoogikaülikoolis. Ja Iisraelis avanes selline võimalus, et osa võtta ühest Euroopa Liidu vabatahtlike projektist
ja miks mulle see silma jäi, esiteks muidugi, et tundus põnev ja nii-öelda eksootiline kant, ma ei teadnud Iisraelist peaaegu, et mitte midagi, peale selle, mida niimoodi uudistes taustaks olin kuulnud. Ja teiseks see, et seal oli täpselt see töö, mida ma sellel hetkel tahtsin teha, ehk siis vabatahtlik töö kohalikus väikeses telejaamas, kus minu ülesandeks oli filmida ja monteerida uudislugusid. Nii et ma võin öelda, et ma tegelikult läksin täiesti teadmatuses, suure põnevuse ja ootusega, aga mul ei olnud isegi aega väga pikalt ette valmistada, sest vahetult enne oli just väga pingeline aeg seoses ülikooli lõpetamisega. Ja ma teadsin, et mul on minek, aga kuhu täpselt, see selgus alles koha peal. Sinu esimene selline mulje pühast maast, milline see jäi sul? Olid saabunud mereäärsesse linna Ashdodisse. Kui palju sa seda merd üldse nautida said, kui üldse? No Ashdod on selline linn, kus kõige parem komponent sellest ongi rand ja meri, sest see on tegelikult, ma ei saa öelda nagu ilma ajaloota, et seal on ka mõned ajaloolised paigad, mida külastada ja millel on kultuuriline väärtus, aga üldiselt see on ikkagi uus linn, mis on ehitatud siis viimase 50 aasta jooksul peale Iisraeli riigi loomist. Nii et võib-olla jah, see igatsus, et tahaks ikkagi näha neid pühapaikasid ja neid vanu ajaloolisi paikasid tabas mind nagu kohe, et ma Ashdodis sain aru, et seal neid ei ole. Tel Aviv oli küll väga lähedal, aga Tel Aviv on ütleme võrreldav väga mitmete teiste suurlinnadega, et seal võib-olla ei olnud ka seda vaimsust, mida ma otsisin, nii et selle oma Iisraeli kõige paremas mõttes ma leidsin ikkagi Jeruusalemmast. Sinu esimene Iisraeli külastus olid vallaline tütarlaps ja kõik su valikud olid ees lahti. Mida sa meenutad nagu eredalt sellest kõige esimesest praktika ajast, vabatahtliku ajast? Võib-olla just see, kuidas see kultuur ja see kogukond mulle niimoodi nagu kiht-kihilt avanes. Ma olin ju 21-aastane, mul ei olnud väga palju elukogemust, ma olin küll reisinud omajagu, aga sellesse maailma ossa üldsegi mitte. Nii et see kõik oli uus, et ma hakkasin lugema raamatuid, ma hakkasin suhtlema inimestega ja ütleme kolleegid ja esimesed sõbrad minu jaoks olid kõik just nimelt juudi kogukonnast. See, et ma tutvusin ja sain väga häid tuttavat ka nii-öelda araablaste ja palestiinlaste poole, et see juhtus natuke hiljem. Ja nüüd tehes Õlime õied filmi, ma saingi osa palju rohkem sellest kogukonnast. Nii et mul on selline huvitav kogemus, ma võiks öelda küll jah, et olen elanud ja töötanud koos nii juutide kui palestiinlastega. Nüüd see esimene aeg Iisraelis viis sind ka mõnede inimestega lähemalt kokku ja sa jäädusid neid ka filmilindile. Inimesed nüüd, kes ei ole sinu esimest dokfilmi näinud, siis mõne sõnaga sellest ja selle tegelastest ka. Selle filmi nimi on Keerubite mäss ja see tõepoolest rääkis 3 juudi naisest, 3 õest, kes juhtusid olema minu naabrid ja kes mingil põhjusel olid jäänud või otsustanud jääda üksikuks. Ja nad olid väga loomingulised, üks neist tegi stand-up komöödiat, teine oli luuletaja, 3 helilooja. Nii et minu tähelepanu nad köitsidki eelkõige sellega, et nendes oli selline nukrus ja igatsus, mis mind ka ühel hetkel seal Iisraelis väga tugevalt tabas seoses just sellega, et koduigatsus hakkas vaikselt ligi hiilima, nii et me kuidagi leidsime ühise keele ja see, et kaameramängu tuli, see toimus väga loomulikult, et me keegi ei mõtestanud seda nii, et me teeme nüüd koos filmi, et kaamera käis minuga kaasas. Ja kui ma koju tagasi tulin, siis mulle tundus, et see on tegelikult materjal, millest saaks panna kokku loo, mis võiks ka teistele inimestele huvi pakkuda. Ja see oli 2 kuud? See vabatahtlik aeg? Ei, see oli 8 kuud. 8 kuud? Jaa, et läksin jaanuaris ja tulin augustis. Päris palju ja kui sa nimetad nüüd ühe koha, mis nagu kõige meeldivamana jäi esimesest korrast meelde, siis
see oli see oli kindlasti Jeruusalemm, kindlasti. Shalom. Shalom, Yerushalayim. Zeu shari rashechem. Banner over you is love. Shalom, Yerushalayim. Zeu sharim rashechem. Melech hakavod lo yanum velo yishalach. Shalom, Yerushalayim. Bigli alaycha hava, 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 bigli alaycha hava. Shalom, Yerushalayim. Basea Elohim hu machasech. Al tifchadi, ahuva sheli. Shalom, Yerushalayim. Bigli alaycha hava, bigli alaycha hava.
kuulete saadet Iisrael ja meie. Tänase saatekülaline on Helika Pikhof, kes on raamatu Minu Jeruusalemm autor ja andnud välja ka dokfilmi Õlimäe õied. Mina saatejuht Ülo Niinemägi ja vestleme tänases saates sinu Iisraeliga suhtestumisest, sinu Iisraeli külastustest ja Iisraeli nägemisest. Äsja oleme just vestelnud sellest, kuidas sa esimesed 8 kuud veetsid Ashdodi linnas Jeruusalemmas, aga nüüd on sul teine pühamaa külastus ja see leiab aset juba 3 aastat hiljem, aasta 2008, nii et ilmselt oli Jumala sõrm ja käsi sinu peal ja koju jäi sul üks armastav süda sind ootama, kindlasti rohkem veel lähedasi, aga üks, kes eriliselt jäi ootama. Ja mis oli see, mis viis sind teist korda Jeruusalemma ja kuidas see valik seekord sai langetatud? Kui ma oma vabatahtliku töö lõpetasin 2005 aasta augustis, siis koju minnes alustasin õpinguid Usuteaduse Instituudis kristliku kultuuriloo alal. Mul oli see mõte või soov tekkinud juba natuke varem, aga ma arvan, et Iisraelis elamine ja kogemused seal kindlasti mõjutasid ka minu otsust, et jah, ma tõepoolest läksin sinna magistrantuuri. Ja ühel hetkel tuli kirjutada selline pikem lõputöö ja kuna ma olin olnud mõnda aega selleks hetkeks kirjavahetuses juba ema Kseniaga, Eesti nunn, kes elab Õlimäel õigeusu kloostris, siis mulle tundus, et see oleks selline hea võimalus saada jalg nii-öelda kloostri ukse vahele ja miks mitte kirjutada oma koolitöö sellest kloostrist, mis tõepoolest saigi teoks. Ma läksin aastal 2008 sinna. Eelnevalt muidugi olin küsinud luba iguumenialt, rääkinud läbi ema Kseniaga ja jäin paariks nädalaks, et koguda materjali, teha intervjuusid ja kirjutada siis kokku see töö. Seekord olid sa päriselt kohe Jeruusalemmas. Millisena Jeruusalemm sulle see esmamulje nüüd nagu seal elades jättis? Sellest natukene ma olin osa saanud juba varem, aga tõepoolest ainult selliste lühikeste visiitidena, sest Ashdodis töötades mul oli väga vähe vaba aega, ainult nädalavahetused, nii et need minekud Jeruusalemma olid alati sellised heitlikud, et aega oli vähe ja ma tahtsin palju näha ja ma ei saanud nagu rahulikult seda linna tunnetada. Et nüüd tõepoolest Õlimäel elades natukene pikemalt võtsin ma uuesti need kohad ette, mis ma olin kunagi nii-öelda nagu läbi jooksnud mõnes mõttes kõik niimoodi, et saaks selle ülevaate ja sain igal pool käia rahulikumalt ja natuke ka mõelda ja mõtestada, sest ma olin vahepeal ju saanud palju targemaks, ma olin vahepeal käinud koolis ja õppinud kristliku kultuurilugu, mis andis mulle juba palju rohkem konteksti ja tausta ja ma sain juba aru, kus ma olen ja mis nendes paikades on aastasadade jooksul sündinud. Mõelda vaid, et lähed ja elad Eesti tütarlapsena otse Õlimäel, ühes pühamas paigas Jeruusalemmas. Jah, ja see Õlimägi on ju Ida-Jeruusalemm, eks ole, et see väga erinev Lääne-Jeruusalemmast, kes võib-olla väga täpselt neid nüansse ei adu, siis Ida-Jeruusalemm praegusel hetkel kuulub okupeeritud aladele ja on nii-öelda palestiinlaste piirkond, nii et selle kloostri ümber käib selline araabia külaelu. Seal üldiselt väga vähe liigub ringi turiste ja juudid sinna pigem eelistavad mitte üldse minna. Kuigi ütleme, Õlimäe ühe külje peal on väga vana juudi surnuaed, et sealpool jälle käiakse palju. Ja nüüd oled sina seal Jeruusalemmas oma koolitööd tegemas. Mida sa veel vähe näha jõudsid selle reisi ajal, selle oma koolitöö ajal?
ma väga palju tookord ringi ei reisinud, sest mul oli tõesti eesmärk saada võimalikult palju materjale kokku, mida kodus siis töö jaoks kasutada ja ajastus oli nii, et ma olin seal kevadel, maikuus ja juba juuniks oli mul vaja see töö kokku panna, nii et ma olin natuke teinud ettevalmistusi, aga põhirõhk langes just sellele ajale ja see kirjutamine hakkas juba osaliselt seal pihta. Nii et ma Iisraelis tookord väga palju ringi ei reisinudki. Mõned vanad sõbrad muidugi ikka otsisin üles, mis mul vabatahtliku ajast olid jäänud. Käisin ka põhja pool ja Tel Avivis aga pigem selle eesmärgiga, et näha need inimesed, kes olid mul kunagi kalliks saanud. See oli sinu teistkordne Iisraeli külastus ja see aeg sai otsa, sa oskad nüüd Õlimäe kloostrist juba rääkida taustast ja ajaloost ja ilmselt ka kella toomisest sinna taeva minemise kiriku kellatorni, kuidas nõnnad selle tõid. Jah, 100 aastat tagasi. Kloostril on selja taga 100 aastat ajalugu. See kõik sai tõesti üsna põhjalikult läbi uuritud, aga muidugi minu salamõte selle kõige juures oli ikkagi ka see, et ma saaksin paremini ema Kseniat tundma. Sest see mõte, et teha temast dokumentaalfilm, oli mul ikkagi sellest hetkest peale, kui me kohtusime aastaid tagasi. Ja ma sain aru, et selleks, et see mõte teoks saab, tuleb varuda aega ja tuleb temaga lihtsalt lähemalt tuttavaks saada, nii et need vestlused nii-öelda nagu kloostri elust, kloostri ajaloost lähendasid ka meid ja me saime ka isiklikumal tasandil vestlusi pidada. Veekogud. Mahtusid veekogud ka su teise reisi, ei mahtunud? See oli elu kuival maal. Püüan mõelda, kas ma käisin tookord Surnumere ääres, ma ei käinud, aga põhja pool ja Ashdodis muidugi ma käisin mere ääres, jah. Et selle kogemuse ma sain ja tol hetkel maikuus veel Eestis oli päris külm, et minna mõnusalt randa, see oli mul üks mõte küll, mida ma tahtsin teha. Ja Ashdodi rand on ju üks kaunimaid Iisraeli randu, see eleroheline vesi ja palmid ja keegi on öelnud, see nagu Prantsuse riviera, see on nii ilus. Jah, seal rannas ma olen ikka väga palju istunud ja mõelnud nii-öelda elu üle järele. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, הללי אלוהיך ציון, יחיזק בריחי שערה
kuulete saadet Iisrael ja meie. Tänase saate külaline on Helika Pikhof, kes juba eestimaalastele tuttav kui raamatu Minu Jeruusalemm autor ja dokfilmi Õlimäe autor, mina, saatejuht Ülo Niinemägi, ja räägime sinu suhtestumisest Iisraeliga, Helika. Kui varasemad reisid 2005-2008 on selja taga, algas üks uus periood sinu elus, uus missioon aastal 2010. Räägimegi sellest ajast Jeruusalemma ja Iisraeli tulekust. Ma võin päris ausalt öelda, et kui ma läksin esimest korda Iisraeli, siis ma ei oleks osanud ka oma kõige fantaasiarikkamates unenägudes ette aimata, et ma jäängi käima, et elu toob mind ühel või teisel põhjusel Iisraeli kogu aeg tagasi. Ja 2010 tõepoolest ma läksin Õlimäe kloostrisse juba uue suure eesmärgiga teha Emakseenjast dokumentaalfilm. See ettevalmistus oli võtnud aega päris mitu aastat, aga selleks hetkeks ma olin saanud nii peanunna kui preestrite poolt loa ja ka lõpuks Emakseenja enda nõusoleku, mis oli ju väga oluline seda teha. Nii et läksin kaameraga ja siis järgnevad 2 aastat kuni 2012 käisin ma Jeruusalemmas ja täpsemalt siis Õlimäel kokku 5-6 korda. Võtteperioodid olid tavaliselt 10 päeva, 2 nädalat, siis läksin mõneks kuuks jälle koju oma lapse ja pere juurde. Vahepeal toimus abiellumine, sa oled abielus, sul on esimene laps, on teine laps, võib-olla mõne sõnaga. Jah, esimene laps oli selleks hetkeks juba sündinud tõesti. Et tema tuli kohe pärast seda, kui ma olin Usuteaduse instituudi lõpetanud. Miina. Just. Ja see filmi arendusperiood ja tegema hakkamine ja võtted langesid kõik sellesse aega, kui Miina oli tegelikult veel päris pisike. Nii et minu kõige suurem tugi selles kõiges oli ikkagi minu abikaasa Ülo, kes ühtlasi on ka minu filmi produtsent, nii et kuna me otsustasime selle filmi toota lihtsalt meie oma väikese firma alt nii-öelda, siis me saime kõiges ise vaadata, et millal mul on võimalik minna, millal on Ülol võimalik Miinaga olla ja kombineerida siis seda filmi tegemist pereeluga, mis ei tähenda, et see kõik oleks läinud väga libedalt, et tekkis ka päris pingelisi olukordi, aga see kõik oli seda väärt, sest see aeg, mis sai sellele filmile pühendatud, on toonud mulle ja meie perele ikkagi laiemalt väga palju head kaasa. Ja esimene võttekord oli sul koos lätlannaga, Astridaga. Just Astrida Constante, kes on Eestis Balti meedia- ja filmikoolis õppinud operaator. Ja mulle tundus esimesel korral tõesti, et parem oleks minna kahekesi, et tema filmiks ja mina saaksin siis keskenduda sellele, et vestelda Emakseenjaga ja rohkem panna rõhku siis suhtlusele, sest kui sa oled nagu kaamera taga, siis on natukene keeruline kõike hallata. Aga ma sain juba nende esimeste võtete jooksul aru, et tegelikult järgmised korrad ma pean tulema üksinda, sest teised nunnad võtsid meid ikkagi nagu võttemeeskonda, nad ehmatasid ära, nad olid väga kinnised ja pigem vältisid meid ja mulle tundus, et kui ma olen üksi, siis on mul lihtsam nendega näiteks koos tööd teha ja ühtlasi võib see sujuvalt minna üle filmimiseks, et siis ei tundu nii tõsine asi nende jaoks. Nii et kõik järgmised võtted ma tegin päris ihu üksinda. No te olite oma loomult ka natuke erinevad, et Astridal olid kõrged kontsad, millega ta püüdis Jeruusalemmas hakkama saada. Jah, see on tema loomuses, et talle meeldib kanda seelikut ja kõrgeid kontsi.
aga vot see esimene kord, kui meid toodi kloostrisse küll taksoga, aga esimene kord, kui me pidime Õlimäest siis niimoodi hoogsalt allapoole vanalinna lippama, siis Astrida sai aru, et väga kiirelt on vaja leida madalad jalanõud, sest Õlimäkke tõus on väga järsk. Ja laskumine kõrgetel kontsodel, see vajaks eraldi kaamerat. Et see on päris tõsine katsumus. Isegi madalate kontsodega on see alla tulles, see tee on ülijärsk. Tõenäoliselt te tulete seda teed mööda alla, mis on seal Getsemani aia juures. Just. Sest see on selline otsem ja viib kohe vanalinna. Siis oli Iisrael teil kahekesi avastada. Millisena te koos Astridaga nägite Iisraeli maad Jeruusalemma, Eelika? Meil oli üks väga huvitav reis selle aja jooksul. Me käisime Tabori mäel, kus oli Jeesuse kirgastumise püha. Ja me läksime sellepärast loomulikult, et sinna olid minemas meie kloostri nunnad, nii et see oli selline ühine väljasõit. Ja ühtlasi peale Tabori mäe külastamist sõitsime nunnadega koos Galilea äärde, käisime suplemas. See oli selline kuidagi nagu vabastav tunne, et me olime päris mitmeid päevi olnud kloostri seinte vahel kinni ja siis saime Kinnereti järve peekelsiledasse ilusasse puhtasse vette ujuma. No peab kohe ütlema raadiokuulajale siin täiendama, et kindlasti te ei läinud avalikku randa. Me läksime randa, mis ongi mõeldud õigeusklikele ja loomulikult ujumine toimus ikkagi täisriietuses. Nunnadel olid seljas sellised pikad kleidid, aluskleidid. Ja kuna mina ei osanud kuidagi nagu midagi ette valmistada, siis mina läksin ujuma täpselt nendes riietes, mis mul parajasti seljas oli. Nii et te saite kõik märjad kogemused sealt ja põnev on see, et teie jäite selleks ööks, kui te läksite muutmise mäele sinna ka öösseks. Jah, kuna seal oli kogu öö vältav teenistus, siis me tõepoolest jäime sinna koos nunnadega, kuid väga kiiresti kaotasime oma nunnad silmist, sest seal oli sadu inimesi selleks ööks kokku tulnud. See oli omamoodi võimas kogemus, sest muutmise mäe kirik on üsna väike, sinna mahub vähe rahvast sisse, nii et enamus inimesi olid väljas ja see teenistus oligi sätitud toimuma välja. Muidugi päev oli pikk ja lihtsalt ühel hetkel ma jäin selle teenistuse sees sügavalt magama. Ja ma ei tea täpselt, mida ma unes nägin, aga põhimõtteliselt ma jäin magama nii, et mul tõesti Jeruusalemma patriarh oli ise seal kohal, et tema sõnad veel kumasid kõrvus ja siis langesin unne, nii et see on isegi natuke müstiline kogemus. Ja sa magasid pikalt ja põhjalikult, sügavalt. Jah, ja hommikuks oli see kiriku õu praktiliselt tühi, et enamus inimesi olid öösel peale teenistust lahkunud, nii et sinna olid jäänud mõned üksikud inimesed veel ja muidugi meie nunnad, kes ootasid siis transporti, mis meid edasi viiks. Ja see öö oli külm. See öö ei olnud külm, aga ma saan aru, miks sa seda küsid, sest raamatus on vahelepõige minu päris esimesse vabatahtlikku aega, kui ma esimest korda Tabori mäel käisin ja tõepoolest võin julgelt öelda oma elu kõige külmema öö seal veetsin koos oma teiste vabatahtlikest sõpradega, sest me olime kuidagi teinud valearvestuse ja arvates, et see oli keset suve, et kui igal pool on väga soe öö, siis ka mäe peal peaks olema soe ööbida, aga mäe peal on hoopis teine temperatuur. Nii et see oli tõesti midagi sellist, mida ma pole varem kogenud, et ma olin nii pinges, et ootasin nagu neid esimesi päiksekiiri, sest nii kui päike välja tuleb, kohe läheb soojaks. Tookord see kogemus nagu sööbis kuskile väga sügavale kehamällu ja kui ma siis nunnadega koos tagasi Tabori mäel läksin, siis mul tuli see kõik meelde. Kuidas teie kahekesi reisid, oli neid reise, kus te kahekesi käisite Astridaga ka, kus te läksite lihtsalt ja et puhata, olla vabad kaamerast ja kõigest?
väga vähe, sest aeg oli ikkagi piiratud, me olime läinud umbes 2 nädalaks, aga loomulikult, kuna Astridale see oli esimene kord ja tema esmamulje Iisraelist oligi kohe nii-öelda see vaimne keskpunkt, eks ole, Jeruusalemm. Minu esimene kogemus oli ju hoopiski Ashdod, mis on väga erinev alustamaks oma reisi Iisraelis. Siis Astridat loomulikult huvitas kõik see, mis ka vanalinnas toimub, nii et mõnel päeval me ikka võtsime pärastlõuna vabaks ja käisime läbi ka pühapaigad ja püüdsime lihtsalt seda linna tajuda. Kuulete saadet Iisrael ja meie. Täna on meil stuudiokülaliseks raamatu Minu Jeruusalemm ja dokfilmi Õlime õied autor Helika Pikhof, mina saatejuht Ülo Niinemägi ja nendest paljudest Iisraeli reisidest paneme kokku pildi sinu Iisrael sellisena, nagu sina, Helika, seda tundma õppisid, kuidas sina teda nägid. Kes raamatut on lugenud, siis võib lugeda selliseid kohti, kus kõik karvad tõusevad turri. Näiteks see on üks koht, kus sa otsustasid minna võhivõõra inimesega omavalitsusalale, kus ei kehti ei sinu
tervisekindlustus ega mingi muu tagatis ja läksid ühesse kõige metsikumasse sellisesse araablaste sellisesse vastupanukeskusesse omaaegsesse, kui Yasser Arafat veel seal vägesi juhatas, Ramallasse. Räägi nüüd oma hingest ja oma südamest, kuidas see nagu teoks sai ja mida ütlesid teised kodus, kui sa ütlesid, ma käisin Ramallas? See sai teoks seeläbi, et ma sain sõbraks ühe palestiinlasega. Tema nimi on Charlie, see on tema hüüdnimi, ja ta töötab Jeruusalemma vanalinnas giidina. Tema kodu on Ramallas ja ma olin temaga ikkagi juba mõnda aega suhelnud, et ma teadsin, kes ta on ja kui ta ühel päeval kutsus mind kaasa lihtsalt vaatama ka teist poolt Iisraelist. Selle ajani ma olin ju olnud ainult nii-öelda juutide poole peal, eks ole, siis ma haarasin loomulikult sellest võimalusest kohe kinni, sest ma mõnes mõttes nagu janunesin selle info järele, et see toimus siis meie vabatahtliku teenistuse ajal ja meie koordinaatorid ja inimesed, kes meie eest vastutasid seal Iisraelis, üldiselt ei soosinud suhtlust absoluutselt nagu teise poolega, aga ma sain aru, et ma ei õpi seda maad tundma enne, kui ma olen läinud ka sinnapoole. Nii et me käisime koos Ramallas ja ta näitas mulle väga põnevaid kohti, kuhu võib-olla jällegi tavaline turist ei pääsekski, et sellel hetkel vahetult enne oli nende suur juht Yasser Arafat surnud, nii et tal oli püstitatud selline ajutine hauakompleks, kuhu üldiselt võõraid üldse ligi ei lastud, aga Charlie on seal ikkagi oma inimene, nii et pääsesime sinna ja ma nägin ka linna ja üleüldse sain rohkem teada, kuidas elavad palestiinlased. Ja kui ma läksin tegema hiljem Õlimäele filmi, siis oli mul nendest teadmistest ja sellest kogemusest väga palju kasu. Sest ühel korral näiteks juhtuski see, et ma ei saanud kloostris ööbida, sest olid tulemas pühad ja külaliste maja oli juba puupüsti täis. Iguumenja ütles mulle, et loomulikult sa võid tulla, aga kahjuks mul ei ole sulle kohta anda. Nii et kes mind sellest olukorrast päästis, oli kloostri väravavaht, araablane Jussef. Tema organiseeris mulle Õlimäe lööbimise ja ma olin täiesti tavalise araabia pere juures ja mul ei olnud seda hirmu või barjääri, sest ma olin juba varem nendega kokku puutunud. No sa ikkagi loed raamatust sinu kirjeldust, et ega see sinu käik Õlimäe ja sinu siis selle ööbimiskoha vahel, see ei olnudki niisama, et need araabia poisid ikka sättisid ennast sinu kõrvale kõndima. No jah, kui mult on nüüd mitmed korrad küsitud, et sa käisid üksinda Iisraelis filmi tegema, kas sa kartsid ka? Et tol korral oli tõesti nii, kui ma õhtul pimedas oma ööbimiskoha poole liikusin, siis oli kõhe tunne esialgu, sest üldiselt õhtul ju tänavatel on ainult mehed või poisikesed või vanemad mehed, kes istuvad kohvikutes, aga naisi ja peresid õhtuti enam tänavatel ei ole, see on lihtsalt neil selline komme, nemad on kodus. Naised ju ei käi kohvikutes, naised teevad oma sisseostud päeval ära ja õhtuti on kodu nende pärusmaa, nii et see tekitas ebamugavust ja ma ikkagi üldiselt vaatasin, et ma üksinda ei liiguks ringi ka oma filmimistehnikaga. Lihtsalt, et tuleb olla ettevaatlik, et jah, sa võid ennast tunda kindlalt, aga ikkagi alati tuleb natukene enne mõelda, kui hüpata päris pea ees seiklustesse. Mind aitas ka see, et kloostri väravavaht Jussef on Õlimäel väga oma mees, ta on seal aastaid elanud ja ta tunneb praktiliselt kõiki. Seal käib ju kõik perekondi pidi nii-öelda, et oluline ei ole mitte see, kes oled, ma ei tea, ameti poolest või mis sa oled elus saavutanud, oluline see, millisest perekonnast sa oled. Ja Jussef kuulub just ühte sellisesse vanasse Õlimäe perekonda, kes on aastasadu seal elanud, nii et tema oskas mulle rääkida, kuidas, mida teha ja tema oli ka mu selline seljatagune, et kui midagi oleks pidanud või oleks võinud juhtuda, siis ma oleks võinud viimase kaardina välja käia selle, et ma tunnen, eks ole, Abu Habibi, mis on Jussefi hüüdnimi ja mille järgi teda teatakse. Nii et see mind natuke julgustas.
sest Jussefeid on ju päris sadu, palju. Tuhandeid just, Ja. et neil on tõesti kas siis hüüdnimi või siis, kui sa tahad kellestki konkreetsest rääkida, siis pead teadma ka isa ja vanaisa nime. Just, see on see Iisraeli pool. Aga nüüd, mida veel sa jõudsid ära näha Iisraelist, et räägiks nüüd nagu raamatu ja filmi väliselt isegi, et mis olid need paigad, mis nagu veel pühalt maalt sulle mõni muuseum, mõni paik, mõni koht, sa oled rääkinud, et ma külastasin vabatahtliku ajal ja hiljem teatud kohti, et ava neid kohti võib-olla, et mõni teine rändur saab ka omale nimekirja, mida külastada, kus käia, kus olla, et põnev oleks nagu ka sellest poolest kuulda. Iisrael on tõepoolest ju väga mitmekülgne ja see oleneb, mis ootustega inimene sinna läheb ja mida ta sealt otsib. Et on võimalik minna lõunasse, Eilaati, kus käib ju väga palju turiste. Käisid sa seal? Käisin. Mulle väga ei istunud, ütlen ausalt. Aga Punane meri on veetlev, ma ei saa midagi öelda. Delfiinid? Jah, ka need. Veealune maailm? Jah, aga tookord, kui mina sinna läksin, siis mulle tundus, et see on kuidagi pealiskaudne. Et seal ongi turistid, kes rõõmsalt suplevad ja see on kõik. Nii et meie siis teiste vabatahtlikega põgenesime hoopis sinna lähedal asuvatesse mägedesse, kus on Timna park. Just, kus on suurepärased matkarajad ja mille vallutamiseks peab olema heas vormis. Aga mitte ülemäära, sest seal saab valida. Võid võtta pikema tee, võid võtta lühema tee, aga see on täiesti seda väärt, sest vaated, mis sealt avanevad, on ikka hingematvad. On, täiesti õige. Nii et lõunas käisin loomulikult ja keskele poole siis jäävad, eks ole, Tel Aviv, Jeruusalemm, Läänekallas, Ramallah. Muide, Läänekaldalt üks väga hea kogemus oli ka Jeeriko. Sa oled seal ka ära käinud? Jaa. Kellega sa seal käisid? Seal ma käisin Üloga, minu siis abikaasa, kui ta tuli mulle külla paariks nädalaks, siis me kasutasime minu vaba nädalavahetust ja hääletasime Surnumere äärde kõigepealt, veetsime öö seal, käisime Engedi pargis, mis on kohe Surnumere kõrval. Taavete allikatel. Just, ka suurepärane, väga looduskaunis koht. Matkarajad. Just, ja sealt edasi läksimegi Jeerikosse. Ja Jeerikos on mäe sisse ehitatud klooster, mille täpset nime ma praegu ei suuda meenutada, aga see klooster on seotud piiblist selle kohaga, kus 40 päeva Jeesus. Kiusatuse klooster. Just. Kiusatuse mägi ja klooster. See on, ma võiks vist paigutada, ütleme, Püha Haua kiriku järel Jeruusalemmas selle Kiusatuse kloostri nagu nii-öelda teisele kohale oma sellise väga võimsa kogemuse mõttes. Püha Jüri klooster. Kui ma ütlen, et see on läänekaldal, siis ei tasu karta, sest Jeriko on üldiselt väga rahulik ja sinna, kui võimalus avaneb, ma soovitaks kindlasti minna. Ma imestan, et te hääletasite Surnumere äärest Jeerikosse, see on küllalt keeruline logistika, esmalt ilmselt Jeeriko tee otsani ja siis sealt läksite edasi jalgsi või saite veel kord peale? Saime veel kord peale ja siis muidugi araablastele. Ma mäletan, et see oli lihtsalt üks minibuss, võib-olla isegi nende oma transport, mis liigubki Jeruusalemma ja Jeeriko vahelt. Mul oli muidugi turvaline seda teha, sest ma olin koos ikkagi nagu meesterahvaga hääletada. Sest üldiselt Iisraelis nädalavahetused ju on ühtlasi ka sabat, mis tähendab, et suur osa enamik ühistranspordist lihtsalt ei sõida. Nii et meil ei olnudki muud valikut, kui kasutada pöidlaküüti, et neid teisi kohti lihtsalt näha. Nii et oled abikaasaga ka koos mööda Pühamaa radu rännanud lühemat aega. Kuidas temale Iisrael meeldis? No tema sai seda ainult hetkeks maitsta, eks ole, et ta ei ole, eks ole, süüvinud nii väga sellesse tausta ja kultuuri.
muidugi see oli talle elamus ja see aitas temal võib-olla paremini mõista ka mind, kes ma olen nüüd selle teemaga nii palju tegelenud ja lähen aina sügavamale ja sügavamale ja ei suuda või ei taha ka sellest lahti lasta, et kui näiteks tuleb jälle Pimedate ööde filmifestival, siis esimeses järgus ma vaatan kohe ära, millised Iisraeli filmid on kavas ja lähen neid vaatama, sest see pakub mulle huvi, seal on alati midagi, mida veel avastada. Jah, Iisraeli filmid, Iisraeli teemalised filmid, väga põnevad, Ida kas või, ma ei tea, kas sa nägid hästi muljet avaldav, hingekriipiv ja muidugi need protestantlikud kohad. Kas sa oled käinud ka Püha Auaias, Golgata mäel, see mis Kordoni Golgatal, kus protestantlik pool näitab, et siin oli Jeesuse tühi hauakoobas. See on Damaskuse värava vastas, asub. Hea küsimus. Hauaaed, Garden Tomb. Ja ma isegi praegu saan aru, millist kohta sa mõtled, aga ma ei ole seal sees käinud. Siis tuleb minna tagasi. Ja sellega täna suur aitäh. Helika Pikhof lõpetame, soovime shalom Jeruusalemmale, rahu, Jumala valitud rahvale, kõigile pühadele õdedele, sinu kodule, abikaasale, lastele, kõike head, Jumala kaitset. Shalom. ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנה 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 אותה בקרוב ימינו ימינו ובנה 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 אותה ימינו ימינו ירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנה 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 אותה בקרוב ימינו ימינו Iisrael ja meie.